tere päevast. Et siin mikrofone meil ei ole, siis me püüame rääkida nii kõvasti kui võimalik. Tänane pressikonverents, mis pidi algselt olema Yana Toomi ja Edgar Savisaare pressikonverents, on õhtuste ja öiste läbirääkimiste tulemusena muutnud oma vormi ja ilmselt on ka sisu, mida räägime, pisut muutunud. Lauaga näete te Keskerakonna nii-öelda siis mõlemad tiiba ja mitte kellegi eesmärk siin saalis siinpool lauda ei ole Keskerakonda lõhki ajada või Keskerakonda kuidagi kahjustada. Aga ma annan nüüd sõna Yana Toomile, palun. Tere tulemast kõigile. Ma tänan, et tulite ja vabandan, et nii lühikese etteteatamisega, sest asi oli meie jaoks lahtine tükk aega. Tegelikult vaatasime seda meediakajastust, vaatasime oma võimalusi, kuna meie kõigi ühine huvi on võimalikult efektiivselt ja laialt esindada Keskerakonna valijate huve, siis meie niinimetatud kolmõde, siinkohal ma pean vist tänama Jaanus Karilaida, keda ma tänan üliarva selle nimetuse eest, mille ta käibele võttis. Arvasime, et me teeme selle viimase katse ja üritame Keskerakonna sees oma lahkhelid ära klaarida. Ja nüüd me siis oleme läbirääkimisprotsessis. See ei ole väga kerge, see on päris pingeline. Täna hommikul me Karl Kõlvartega, nagu meil on juba kombeks, sõime putru ja rääkisime läbi. Ja me jätkame, mitte pudrusöövist, vaid läbirääkimist ja ma loodan, et nädalaga me jõuame järeldusena, kas me suudame olla edaspidi ühtne Keskerakond, mis on meie kõigi huvi, või me siiski lähme välja oma nimekirjaga, aga hetkel see teema on päevakorras maas ja me üritame klaarida ära need asjad, mis viisid meid sellesse olukorda, mis praegu oleme. Ütlen vahele, et Edgar Savisaar oli valmis täna tulema siia koos Yana Toomi ja teistega, aga seltskond ei pidanud seda lihtsalt vajalikuks. Nii et protsess jätkub ja nagu te näete, siis nii Keskerakonna peasekretär kui aseesimees on laua taga koos 3-9. Ole hea, Mihhail Kõlvart. Aitäh. Kuidagi tuli välja nii, et täna siin laua taga on mitte ainult 3 mõde, vaid ka 2 venda. 2 karu. Ja tõepoolest viimase, kuidagi pole vahet, mitu päeva jooksul me oleme Janaga tihti kohtunud, erinevaid asju arutanud. Muidugi me rääkisime erakonnast ja meie tulevikust ja see sõna tulevik ongi kõige tähtsam selles arutelus. Jah, me kõik teame, et Keskerakond omab praegu viimaste andmete järgi tugevat reitingu Tallinna linnas. Meil on kõige populaarsem linnapea kandidaat. Meil on toetus Tallinna elanikete seas, aga see kõik ei oma tähtsust, kui me ei suuda enda erakonna sees leppida kokku. Sest see mudel, mis on Keskerakonnas, on unikaalne, seda tuleb hoida ja kui me oleme suutelised hoida seda mudeli ja oleme suutelised saavutada kokkuleppeid omavahel, see tähendab seda, et me oleme suutelised seda sõnumi viia ka ühiskonnale ja olla just see erakond, kes suudab luua kokkuleppeid ka suuremas plaanis meie ühiskonnas, meie riigis. Ja ma arvan, et see ongi meie kõige suurem eesmärk. Jah, meie praeguse olukorra, ütleme nii, operatiivne eesmärk on saavutada kokkulepped omavahel, aga suurem eesmärk on ikkagi kaitsta meie valijaid ja luua seda valemit ka ühiskonnale. Kokkuleppe, konsensuse valem. Aitäh! Ma arvan, et sellega on lühidalt kõik. Te võite esitada ühe küsimuse korraga ja palun, kui teil on inimene, kelle see konkreetselt suunata, siis öelge inimese nimi ka küllele. Palun, Laur Koorits.
ütleb valimisliit, mis on eraldi Keskerakonnast ikkagi Tallinnas tulemas. Vaadake, ma olen endine ajakirjanik ja ma tean väga hästi, et teil on praegu saabumas hapuporgi hooaeg. Nii et ma tahtsin seda vältida. Teil oleks ikka põnev olla nende nädalate jooksul. Järgmine, palun. Ei ole demonstratsioonikaamera küsimus Jaan Toomile, kui vastate teised, et teised läbirääkimised on rasked. Mis selle raskeks teeb, mis on need peamised raskuskohad? Te olete öelnud, et vene rahvusest inimeste õigused ei ole piisavalt kaitstud, kas see on see valdkond? No mul on täna selle imelik meeleolu, ma tahaks kogu aeg nagu nalja visata. Vaadake, see pole nii lihtne, kui sa tõused hommikul kell 6 üles ja kui sa oled enne seda lõpetanud kell 1, et see on nagu raske, sest meil on väga pingeline graafik tegelikult meil kõigil. Ja see aeg leida, see on päris nagu raske, aga ma arvan, et võib-olla Olga vastaks sellele. Ma tean, et tal on see vastus nagu väga selgelt sõnastatud. Aitäh, tere päevast ka minu poolt. Aitäh, et nii palju ajakirjanikke täna tulite kohale ja olete valmis siis küsimusi esitada. Tõepoolest väga hea ja õige küsimus. Teatud lakseliit meil on erakonnas täitsa olemas. Me ei hakka siin nagu ükshaaval neid arutama, aga tõepoolest nii kaugele, kui me ei jõua nii kaugele, et me suudame konkreetsetes punktides kokkuleppele erakonnas, mis on, ma arvan, kõikide osapoolte pingutuste näol võibki ka juhtuda, aga selleks peab olema kindel arusaam, et nendest kokkulepetest ka kinni peetakse ja neid täidetakse. Ehk siis see on jah, nädala küsimus ja ma loodan, et siis järgmisel nädalal näeme veel. Kui kokkulepet ei saavutada, siis lihtsalt nädala pärast on uus pressikonverents ja palun. Marja Mõismas Postimees, küsimus Jana Toomile on väga novale. Millised on need tingimused, mis peavad teie jaoks olema täidetud selleks, et oma valmis nimekirjaga õige oleks? No vaadake, me ei hakka siin muidugi lahkama nende läbirääkimiste sisu, aga üks asi peab olema nagu väga selge ja ma loodan, et head kolleegid seda kinnitavad. Ma aeg-ajalt loen välja meedias, et me siin midagi pressime välja, et mingitest palgalistest kohtadest jutt kindlasti ei käi. Et mingist nagu sellist, no minu puhul, ma väga vabandan, minu positsiooniga mul nagu ei ole midagi välja pressida. Nii et see on, lihtsalt nii on. Nii et me ikka räägime asjadest, mis peavad olema täidetud ja millega ma ei ole rahul, on võib-olla. No ma ei tahaks nagu, vaadake, kui ma hakkan kritiseerima seda teist poolt, siis sellega ma kahandan seda läbirääkimisruumi, mis oleks nagu äärmiselt rumal. Nii et need põhiküsimusi on nagu päris palju. Aga ma usun, et kui järgmine nädal tuleb see pressikonverents, kas me saavutasime edu või me seda ei saavutanud. Kui me selle saavutame, siis te kindlasti saate sellest teada. Mihhail Korb tahtis täpsustada. Ja ma tahtsin tähendada ka, tervitan ka oma poolt kõiki ajakirjanikke, kes tulid kohale, aga kinnitan Janne ja Olga sõnad, et jutt ei käi mingit nagu nii-öelda lehmakauplemisest, et jutt käib põhimõttelistest asjadest, jutt käib maailmavaadetest ja arutatakse maailmavaatelised nurgad, kuidas neid kokku viia nii, et meil kõigil oleks selge ja arusaadav, mis on need sõnumid, mis me edastame. Et hetkel lihtsalt jäi selline mulje, et käib nagu mingi kauplemine edasi või tagasi, mina tahaks seda ümber lükata ja kinnitada just Jaana sõnum. Aitäh, Mihhail. Jaana. Ma tahtsin nagu öelda seda, et muidugi meil on valmis valimisliit ja meil on sisuliselt valmis nimekiri. Ja mis tähendab seda, et meil on sisuliselt valmis ka valimisprogramm. Ja täna me just arutasime seda hommikul ja jõudsime kokkuleppele suurt täitsa nagu tehta, et selle valimisprogrammi punktid implementeeritakse Keskerakonna valimisprogrammi ja nagu me oleme ka varem öelnud, Keskerakonna valimisprogrammi me täiega toetame. Lihtsalt kuna meil töötas selline ajutrust, kus me mõtlesime välja veel mingisugused alternatiivsed asju, siis nagu oleks väga tore, kui neid võtaks arvesse, mis on minu meelest ka hea, sest nagu vene keeles öeldakse. Mihhail Korb. Jah, tuleb aru saada, jutt ei ole koalitsiooni läbirääkimistest. See, mida me peame saavutama, on ühine arusaam. Meil on jätkuvalt ühised eesmärgid ja me oleme suutelised ka ühiselt seda teed läbida selleks, et neid eesmärke saavutada. See on peamine küsimus. See, kuidas see tehniliselt hakkab välja nägema, see on teistjärguline. Ja kindlasti läbirääkimist ei hakka välja nägema sellisel viisil, et iga pool toob ja paneb laua peale mingi nõuete loetelu ja siis me hakkame neid kuidagi kokku panema. See ei ole see.
ma veel kord kordan ja see ei ole lihtsalt paatos, et see kõik omab mingit mõtet ainult juhul, kui me tõepoolest oleme võimelised vaatamata igasugusetele pingetele ja võib-olla erinevatele arvamustele luua sellist keskkonda, kus tekivad ühised arusaamised ja ühtne tee. Ja ma veel üks kord kordan, et ma siiralt olen sellest veendunud, et see ei ole ainult Keskerakonna tegelikult huvi. See on ühiskonna huvi, et meil oleks võimalik näidata eeskuju, kuidas on vaatamata, ja siin võib olla terve loetelu, mille peale vaatamata. Ja näitas meie poole kohe. Vaatama, et me jätkuvalt oleme suhteliselt ja selles ma olen ikkagi kindel, et meil on ühine maailmavaade. Ja meil on ühine maailmavaade, see on seotud Keskerakonna ideoloogiaga, aga nüüd me peame kokku leppima, et kuidas me koos suudame seda ideoloogiat ellu viia. Anname siis ainsale eestlasele lauda ka lõpuks sõna. Oudekki, palun. Ei ole vaja hakata siin lõhestama No, see on olnud seni meie kõigi tugevus, et tegelikult me oleme kõik, me teatud mõttes kõik eestlased, me oleme kõik Eesti kodanikud ja see ongi oluline. Ja see on oluline sellepärast, et erakond on selline organisatsioon, läbi mille kodanikud valitsevad riiki ja meie huvi nendes läbirääkimistes on eelkõige just see. Keskerakond on olnud kogu aeg massierakond. Me oleme esindanud väga paljusid inimesi. Me tahame olla kindlad, et kõigi nende inimeste huvid ja soovid on jätkuvalt esindatud. Et kõik inimesed, kes on meid seni toetanud, tunneksid, et nende huvid, et nemad ka valitsevad riiki. Et nende huvid on ka alati laua peal, et kedagi ei unustata ära, et mitte kedagi ei jäetaks maha. See on see, mille üle me räägime. See, et meil on niisugune Eesti riik, kus igaühel on koht. Kõik, mis rahvusest ta on. Ükskõik, kus ta elab. Kõik, mis tema sisse tuleb. Olga Ivanova. Aitäh, et võib-olla tõesti jällegi rõhutaks seda momenti, et jutt käib või läbirääkimised käivad ideoloogilistel küsimustel. Nii et kindlasti Oudekki ütles väga õieti, et meie eesmärk, et Keskerakond oleks seesama Keskerakond, keda on valinud aastaid meie valijad, kes on kandnud seda lippu kõrgelt ja seda enam, et me oleme nüüd peaministripartei ja valitsuse partei ja meie võimalused teha meie valija elu paremaks on tunduvalt suuremad. Ja see on meie eesmärk, see elu tõesti muutuks parem. Ja muidugi peaminister oli tegelikult valmis siia tulema. Teeme viimase küsimuse ja siis lähen pärast juba intervjuude peale. Lauri Liikana Tallinna Televisiooni uudise küsimus, siis kui võib öelda 3 ööle. Kui palju mõjutab Edgar Savisaar praeguses läbirääkimised? Edgar Savisaarega me hommikul rääkisime ja tema ütles väga selgelt, et kuna läks tõsisteks läbirääkimisest, siis tema on väga huvitatud nendes osalema, mida ta kindlasti ka teeb. Et tänane meie siis tuleb siia ja see koosseis me oleme ka arutanud. Ingridil oli enne käsi püsti ja ole hea. Ma veel täpsustaks numbrit sama Kudanagi tänavaks, et kas Savisaar on ka teie nimekirjas ja mitte enda kohalt? Absoluutselt on meie nimekirjas, muidugi ta on meie nimekirjas. Me ei ole neid kohtasid jaganud, aga no ikka mitte viimasel mõttes. Kindlasti. Et tegelikult päriselt nagu, me pole seda nimekirja pannud, aga ta on ühes linnaosas esinumber. Nii, ja teeme veel viimase Eve Heinla. Ja ma tahtsin täiendada, kui lubate. Et on ka meie nimekirjas ka. Meil on ühine nimekir. Ja meil on ka 2 Savisaart. Me keegi ei räägi. Palun ärge ajakirjanike segadusse Eve Heinla. Eve Heinla TV3 täpsustaks ikkagi selle nimekirja kohta veel, et kui palju siis ikkagi sinna nimekirja inimesi kuulub? Suurusjärk väitab sellest küll. Nii. Ma vabandan, ma teid ei näe, te olete üks posti taga. Eilse õhtuse seisuga oli seal 93 inimest Tallinna linnas. Nii, sellega on üldine osa läbi. On võimalik kokku leppida ka eraldi intervjuud.